Tere! Mina olen Kaido Siinpool, motivaatori, juhtide ja meeskondade koolitaja ja sa oled vaatamas selle aasta viimast videopodcasti, millel on selline natukene kokkuvõttev iseloom. Räägin sellest, kuidas moodi see aasta läks, mida ma sellest aastast õppisin ja missugused on plaanid järgmiseks aastaks. Aasta jooksul ma viisin läbi umbes 90 koolitust ja kokku osales sellel 90 koolitusel umbes 1700 inimest. Lüües neid numbreid kokku, reflekteerisin korraks enda sees, et mida see number siis mulle endale näitab. Ja jõudsin sellise lihtsa vastuseni, et ega ta midagi muud eriti ei näita, kuivõrd seda, et ta andis mingisuguse järjekordse kogemuse. 90 koolitust ja 1700 inimest on, ma arvan, päris korralik valim juba andmaks mingisuguseid hinnanguid. Ja mitte halvas mõttes hinnanguid, vaid just heas mõttes hinnanguid analüüsimaks, et missugused on siis need meeskonnad, mis oma loomulikkuses juba toimivad. Ja missugused on need meeskonnad, mis tegelikult kohe üldse ei taha toimida. Mis on need iseloomulikud tunnused, mis on siis toimivates meeskondades ja mis on need iseloomulikud tunnused, mis on vähem toimivates meeskondades. Ja kui see kogemus ühte lausesse panna, siis ma ütleks, et toimivates meeskondades baseerub meeskonna töö inimeste vahelisel usaldusel. Seda on juba kohe alguses näha, kui inimesed koolitusruumi sisenevad, ma jälgin neid silmanurgas, kuidas nad päriselt omavahel käituvad. Kui palju on päriselt ehedat nalja, siirust, autentsust ja kui palju on sellist sunnitud sõbralikku, sunnitud huumorit. Et justkui teeme küll nalja, aga me kunagi ei tea, kuidas moodi sellele naljale tegelikult reageeritakse. Või siis me teeme hästi turvalist nalja, et keegi jumala eest valesti aru ei saaks või pihta ei saaks. Ehk siis see sama temaatika, mida ma sõltumata koolitusest, kas on tegemist meeskonnakoolitusega või juhtimiskoolitusega, mida ma tegelikult püüan inimesteni viia, on just see, et veetes märkimisväärse osa oma ajast töö juures me tahaksime kõik kas või natukene nautida seal töö juures oldud aega. Aga me ei saa kuidagi moodi nautida seda aega, kui me peame kogu aeg kellegi suhtes kaitses olema. Kui me peame kaitses olema oma kolleegide suhtes, sest ma ei tea, kas nad ikkagi soovivad mulle head või nad tegelikult ikkagi tagaselja räägivad minust halba. Ma pean kaitses olema oma juhi suhtes, sest ma ei saa päris hästi aru, kas ta tegelikult meile inimestena soovib head või ta ajab tegelikult lihtsalt siin oma asja. Et teda huvitavad tegelikult ainult organisatsiooni huvid, oma juhtide huvid. Ja ta lihtsalt teeb siin head nägu, et ta on meie juht, mis tõttu ma tunnen, et ma ei saa talle tegelikult asjadest otse ja avatult rääkida, ma ei saa talle oma arvamust avaldada. Ja võt see kõik viib nagu punkti, kus inimesed ei tunne ennast enam vabalt ja nad ei saa kogu oma energiat, oma tähelepanu panna tööle, vaid osa sellest energiast ja tähelepanust läheb pseudoprobleemidega tegelemisele. Vaidlused, tõestamised, kohvinurgas asjadest rääkimine, kalkuleerimine, kuidas asju öelda, tagasi hoidmine, et üldse mitte asju öelda. Kõik see tegelikult kulutab energiat. Ja võtku võttagi see 100 koolitust peaaegu kokku, ükskõik kas vaadata siis meeskonnakoolituste nurga alt või juhtimiskoolituste nurga alt, siis mida suurem on see ehedus, avatus, usaldus meeskonnas, seda lihtsam on sellel meeskonnal omavahel koostööd teha. Ja selle eheduse, avatuse loomise eest vastutab meeskonna juht. Kui juht ise suudab olla ehe, haavatav, aus iseenda suhtes ja aus oma töötajate suhtes, siis tegelikult ta näeb seda vastu peegeldamas üsna kiiresti ka meeskonnas. Mida ma ise eelkõige õppisin? Ma oskasin välja tuua 3 punkti. Number 1, ka kõige kehvemas seisus oleva meeskonnaga on võimalik tööd teha. Mul oli sel aastal üks päris selline pikk projekt, kus kokku ühest organisatsioonist oli 16 või 17 meeskonda ja see organisatsioon oli päris korralikud reformid viimastel aastatel läbi viinud ja see olemine ei olnud nagu suurem asi nendel inimestel, kui need koolitusele jõudsid. Oli hästi palju skepsist, oli hästi palju vaenulikkust, oli hästi palju solvumist, trotsi, seda kõike oli tunda. Ja paljud nad ei uskunud, et nendest 2-päevastest koolitustest tegelikult neile meeskonnana kasu on. Vaid suhtuti niimoodi, oleme siis ära, et telliti oleme siis ära või teeme head nägu, mängime kaasa. Aga mis oli väga-väga positiivne näha, et kui see teine päev läbi sai ja oli tagasiside ring, siis nad ükshaaval ütlesid, et tegelikult nad said ikkagi siit midagi.
ja mitte seda, et mina oleksin neile tohutult midagi nagu andnud, vaid tegelikult kõik, mida me nende 2 päeva jooksul tegime, oligi see, et me vähendasime neid barjääre üksteise vahel, barjääre inimeste ja juhi vahel ja isegi barjääri nende inimeste ja organisatsiooni vahel. Näidates, et tegelikult soovitakse lõppkokkuvõttes ju head, organisatsioon soovib head, juhid soovivad head. Ja see, et me siin oleme, ei ole mitte selleks, et tõestada kellelegi, kellel on õige või kellele, kes eksib. Vaid tegelikult vaadata, et okei, täna me oleme kõik valinud ikkagi selles meeskonnas olla. Ja mida me saaksime omalt poolt teha, et selles meeskonnas veedetud aeg oleks viljakas ja positiivne. Nii et see oli selline esimene väga-väga hea tõdemus, et ükskõik mis seisus meeskond on, õigesti läbi viidud koolitusega on võimalik meeskonnatunne ka väga halvas seisus meeskonnas parandada. Teine tõdemus oli see, et mida vähem sa inimesi püüad koolitada, seda vastuvõtlikumad nad õppimisel on. Ma väldin oma koolitustel väga sellist nagu kellegi õpetamist, kellegagi võistlemist, kellegagi konkureerimist teadmiste osas, kogemuste osas. Vaid ma avan enda südame, ma avan enda mõttemaailma ja ma ei püüa kellelegi näidata, et minu mõttemaailm on õige või see lähenemine on õige, vaid ma püüan näidata lihtsalt ühte võimalikku lähenemist sellele teemale. Ja läbi erinevate harjutuste, läbi erinevate arutelude ma lihtsalt palun osalejatel korraks kaasa mõelda ja saada oma kogemus, empiiriline kogemus ja siis teha oma järeldus. Ja läbi selle tegelikult inimestele lähenedes, läbi iseenda avamisega avanevad nemad. Ka nemad saavad oma kaitsed maha, ka nemad saavad oma barjäärid maha. Ja kui nad hakkavad kaasa mõtlema, siis nad näevad, et tegelikult sellel on point nagu sees. Sest et minuga koolitajaga nad kohtuvad võib-olla üks kord elus, aga peale koolitust nad peavad nende inimestega koostööd ja koos olemist jätkama. Ja seetõttu ei ole mõtet midagi minu pärast teha ja ei ole mõtet ka vastu punnida selle koolitusele, et ala, kuigi mõned on sellised, oi, sinult ma küll ei õpi mitte midagi või ma demonstratiivselt näitan, et mul ei ole siit mitte midagi võtta. Vaid kui sa võtad selle iseenda jaoks, kui sa võtad selle meeskonna jaoks, et siis sa lõppkokkuvõttes saadki kõige rohkem kasu. Ja seepärast ma arvangi, et paljud koolitajad, kes püüavad inimesi koolitama hakata, neid õpetama hakata, nad jooksevad peaga vastu seina. Ja sellest tulenevalt ka 3. punkt. Et ära arva, et sa kõige targem ruumis oled just koolitajana, sest mõnikord võid õppida lihtsast ühe osaleja kommentaarist rohkem kui tervest, ma ei tea, õpikust või raamatust. Ja see on just viimastel kuudel minu tõdemus olnud, et ma räägin hästi palju haavatavusest ja soovitan inimestel haavatav olla, aga kas ma koolitajana ise suudan haavatav olla? Kas ma suudan leppida sellega, et keegi ei ole muga nõus? Kas ma suudan tunnistada, et jaa, et selle koha pealt on sul õigus ja võib-olla ma ise eksisin? Ja mõnikord ühe inimese lihtne kommentaar võib minu enda jaoks mingid asjad täiesti uude valgusesse panna, sest lõppkokkuvõttes ka mina lähtun ju oma põhimõtetest, oma senistest kogemustest. Aga tema kogemus on täiesti individuaalne ja unikaalne ja kui ta avab oma kogemuse, siis ka mul sellest on väga-väga palju õppida. Ja seepärast ma tahaksingi kõiki neid inimesi, kes on mind usaldanud, kes on selle aasta jooksul selle koolituse tellinud, ma ei jõua kuidagi moodi nende 1700 inimeseni, aga kui kas või mõni teist seda vaatab, siis suur-suur aitäh. Suur-suur aitäh selle võimaluse eest, suur-suur aitäh selle kogemuse pakkumise eest ja nende õpetlike päevade eest. Sest et iga päev nendest on olnud mulle endale ka arendav. Peale igat koolitust ma natukene kohandan, mõtlen, mis töötas paremini, mis ei töötanud, võtan mingid mooduleid välja, mingid pilte välja, mingid osasid välja. Nii et tõesti suur-suur aitäh teile. Ja mis edasi? Ma arvan, et edasi minekuks on kõige parem peatuda veel kord ühel uuringul, mis selle aasta sügisel välja tuli. See oli Siivi keskuse poolt läbi viidud uuring, mis näitas, et 1/3 Eesti töötajaist lepiks väiksema palgaga, kui juhtimiskvaliteet paraneks. Ehk siis uuringus osales 1016 inimest ja praktiliselt iga 3. nendest oli nõus leppima samas ettevõttes väiksema palgaga, kui üks tingimus täituks, vahetuks nende otsene ülemus. Ja see on see, mida ma ka viimastel kuudel olen juhtidele just südamele pannud ja ütlen, et okei, et see uuring kätkes ikkagi 1600 inimese küsitlemist ja kui sa lähed nüüd oma töökohale tagasi ja sa mõtled, sul on seal 15 inimest ja kujutad ette, et 5 nendest oleks valmis minema väiksema palga peale juhul, kui sina läheksid ära. Et mis tunde see tegelikult tekitab? Juhid ise sageli arvavad, et ei, asi on kindlasti alati palgased inimesed ei ole motiveeritud. Aga nagu see väike uuring siin näitab,
ei ole tegelikult see palgafaktor võib-olla üldsegi see peamine, mis inimestel töörõõmu ära röövib. Lisaks leidsid 30,4% küsitletuist, et kuigi juhtimiskvaliteet on kehv, ei saa nad palgalangusega lihtsalt leppida. Nad ei tule otsa kokku, mis tõttu nad pigem kannatavad seda juhtimiskvaliteeti. Sektorite lõikes on juhtimiskvaliteediga kõige rahulolematumad tööstus- ja tootmissektori töötajad, kus koguni 76,2% vastajaist leidis, et nad ei ole sellega rahul. 76%. Rahulolematus juhtimiskvaliteediga on kõrge ka toitlustuses 67%, ehituse ja kinnisvarasektoris 65% ning assisteerimisvaldkonnas samuti 65%. Juhi vahetumise puhul on väiksema palgaga nõus leppima ka koguni 41% toitlustuse ja 39% assisteerimisvaldkonna töötajatest, mis on mõnevõrra üllatav, kuna palgatasemed antud valdkondades ei ole just kõige kõrgemad, lausus Henri Auväärt Xiivi keskusest. Ka 40% turunduse ja 37% ehituse ja kinnisvara töötajast on parema juhtimiskvaliteedi nimel nõus leppima madalama palgatasemega. Auväärt lisab, Eesti töövõtjate ootused oma juhtidele on aastatega kiiresti kasvanud. Tööjõu vaba liikumine ja vaba meedia on meie inimestele näidanud maailma ihaldusväärseimate tööandjate ja parimate juhtide tegevusi oma töötajate hoidmisel. Erinevate uuringute andmetel peavad Eesti töövõtjad juhtide suurimaks nõrkuseks oskamatust töötajaid tunnustada ja jagada tagasisidet. Ja see on täpselt ka see kogemus tegelikult, mida ma igapäevaselt oma koolitustel ja oma juhtidega tegelikult näen. Ja tegelikult positiivne on see, et juhid ei eita seda, nad ise ütlevad ka, et ei oska tunnustada. Mõni ütleb otsa, ma ei oska. Kus ma leian neid, käin ringi ja kiidan. Mis tõttu võibki öelda, et tegelikult tunnustamist liiga kitsalt määratletakse. Tunnustamine ei ole ainult kiitmine, vaid palju laiem mõiste. Ja sellest me seal tunnustava juhtimise koolitusel ju räägimegi. Töövõtjate ootusega töötada hea juhi alluvuses tuleb aga tööandjatel kiiresti ära harjuda, kuna väheneva tööjõuga riigis muutub konkurents töötajate nimel päev-päevalt tugevamaks. Ja vot see sama väike artikkel tegelikult annabki sisendi vähemalt mulle endale koolitajana järgmiseks aastaks, et seda sama tööd jätkata. Ma pidin pikki aastaid toetuma umbes 4 aastat tagasi oma kodulehel läbi viidud uuringule, kus ma küsisin, et kumba sa eelistaksid, kas 100 eurost palgatõusu või seda, et su juht hakkab sulle rohkem tähelepanu pöörama. 70% vastanutest, keda oli 800 inimest poole aasta jooksul, valisid juhi. Ehk siis 70% olid valmis 100 eurost loobuma, sellepärast, et juhtimiskvaliteet paraneks. Ja nüüd tuli välja aastad hiljem selline ametlik uuring, mis tegelikult kinnitab täpselt sama. Üle poolte inimestest ei ole rahul juhtimiskvaliteediga, mis tähendab, et juhtidel on nii palju võimalik ära teha 0 eelarvega, mitte ühtegi senti kulutamata selleks, et tegelikult töötajad annaksid nendele rohkem vastu. Sest et ega tunnustava juhtimine ei tähenda seda, et sa pead seda ainult töötajate pärast tegema, et sa pead jube meeldiv juht olema. Vaid tegelikult, mida rohkem töötaja tunneb, et ta ei ole juhiga rahul, siis ta ei ole valmis juhi nimel pingutama. Ta ei ole valmis osakonna nimel pingutama, ta ei ole valmis selle meeskonna nimel pingutama, sest meeskonda võrdsustatakse juhiga. Ja vot see on see võimalus tegelikult juhile. Kui sina astud ühe sammu lähemale oma töötajatele ja töötajad näevad tegelikult, et sa hakkad huvi tundma nende kui inimeste vastu, nende sisemiste motivaatorite vastu, meeskonna tunde vastu, siis nemad astuvad kiiresti 2-3 sammu sulle vastu ja on valmis tegelikult andma sulle seda, mida sa juhina päriselt vajad. Ja mida sa vajad? Sa vajad seda, et nad ei oleks lihtsalt huvitatud oma tööst, vaid et nad oleksid huvitatud meeskonnast, organisatsioonist, selle arengust. Nad mõtleksid kaasa, nad tuleksid muudatustega kaasa. See on see, mida sa tegelikult nendelt ju ootad. Suur aitäh sulle veel kord, kui sa oled neid podcaste jälginud, kui sa oled kommentaare lisanud. Järgmisel aastal ma kindlasti jätkan nendega, sest et mul on siin teemasid nende kuude jooksul kümneid ja kümneid, millest rääkida. Ja paljud juhid on mulle kirjutanud ja ütlen, et nendel ei ole võimalik koolitusele tulla või nad ei jõua lihtsalt ajaliselt koolitusele tulla, aga nad on saanud nendest podcastidest kasu, mis tõttu see innustab ka mind tegelikult seda edasi tegema, sest et kõlab võib-olla kuidagi naljakalt, aga tõepoolest ma ei tee seda ainult selleks, et motivaatoril hästi läheks, vaid ma päriselt tunnen, et siin on natukene sellist missioonitunnet ka. Ja seetõttu järgmisel aastal kindlasti tuleb
palju põnevaid, temaatilisi, sisulisi podcast'e, kust iga juht tegelikult saab mõtteid, ideid, mida siis juhtimises katsetada, eksperimenteerida, et ise juhina edasi areneda. Aga võib-olla kõige tähtsam, mida siis oma meeskondadele, töötajatele pakkuda sellist, mis neid rõõmustaks ja mis innustaks ja motiveeriks neid rohkem veel sinu nimel pingutama. Kui sulle see kõik meeldib, pane siia video alla like või YouTube'i channelis pane subscribe, siis oled alati kursis uute videotega. Igal juhul soovin sulle rõõmsat jõuluaega, hetki ise endale, oma lähedastega ja väga-väga positiivset ja kihvti aastavahetust.